Sinu meeleolu muutub ebastabiilsemaks, stress tundub raskemini talutav ja uni ei paku enam sellist taastumist nagu varem. Täna tutvustan sulle kindlat, hästi uuritud taimset safrani ekstrakti, mis puudutab tegelikult kõiki kolme valdkonda korraga, ehk siis sinu und, meeleolu ja stressi. Aga alustame sellest, et kui uni muutub katkendlikuks, ei juhtu see tegelikult kunagi tavaliselt üksinda. Ehk siis halvasti magatud öö tõstab sinu stressitundlikkust. Väiksemad asjad hakkavad tunduma oluliselt rohkem ärritavad ja see omakorda raskendab tegelikult õhtust uinumist, sest keha on pigem selline ülestimuleeritud ja mõtted ei taha sugugi rahuneda. Nii tekibki ring, kus üks tasakaalutus toidab tegelikult teist. Enamik, kellega olen töötanud, märkab seda mustrit just pärast laste sündi, perimenopausi ja menopausi ülemineku perioodil, kui hormonaalne kõikumine mõjutab otseselt und ja närvisüsteemi. See on konkreetne selline füsioloogiline periood, mil keha tegelikult vajab tavapärasest rohkem tuge. Enamik on proovinud ka juba mingisuguseid tavalisi lahendusi nagu õhtust magneesiumi, melatoniini, rahustavaid taimeteesid, võib-olla oled jõudnud juba antidepressantideni. Vahel need asjad aitavad, aga sageli ainult ühel tasandil korraga. Ehk siis magneesium võib sul lihaseid lõdvestada, aga see ei puuduta seda meeleolu osa, mis päeval pinget üleval hoiab. Melatoniin võib aidata nagu uinumist nii-öelda, uinumise aega sellist nihutada, aga see ei tee tegelikult midagi stressitaluvuse jaoks. Rahustav tee annab sulle sellise hetkelise heaolu, mis siis enne hommikut kipub kaduma. Ja just siin peitubki tegelikult probleem, et kolm erinevat valdkonda vajavad tuge samal ajal, ent enamik lahendusi puudutab korraga vaid üht. Ehk siin tulebki tegelikult mängu selline asi nagu safran, aga mitte igasugune safran. Ja kui sa mõtled safranist kui vürtsist oma köögikapis, siis tegelikult see ei anna sulle seda efekti, millest täna räägin. Ja toidupoe safranis pole siis seda toimeainete, nende krotsiinide, safranaali ja pikrokrotsiini sisaldust tegelikult standardiseeritud ega mõõdetud. Iga partii on erinev ja sa ei tea kunagi täpselt, kui palju toimeainet sa tegelikult tarbid. Teadusuuringutest ja siis selles Viva Pluss looduslikus toidulisandis kasutatav safran on tegelikult hoopis teine asi. See on oma olemuselt siis selline standardiseeritud ekstrakt, tuntud kui afron, kus toimeainete, peamiselt siis krotsiinide ja safranaali sisaldus on igas partiis mõõdetud ja annab sellega siis sellise korratava mõjuefekti. See tähendab, et annus, mida sa iga päev võtad, ongi see, mida sa iga kord päriselt saad ka. Ja just selline korratavus teeb ka siis need sellised uuringud usaldusväärseks ja põhjus, miks selline turul võib-olla või poes leiduv suvaline safran või safranblend ilma selge selliste testimiste standardiseerimiseta on tegelikult pigem selline nõrgem valik, ei pruugi seda efekti anda. Aga uuringud siis näitavad tegelikult, et safranis olevad krotsiinid mõjutavad dopamiini ja norepinefriini tagasihaaret ehk siis safranaal omakorda on aga serotoniini ehk meeleolu rada mõjutab siis selle meeleolu kujunemisel. Ehk safran puudutab siis selliseid samu aineid, mida seostatakse meeleolu ja rahuloleku regulatsiooniga keha sees. Ja kõige kindlam tõend ei tule justkui selline või muutus selliselt retseptori tasandilt, vaid siis eelkõige ka sellest, mida inimesed ise tunnevad ja tagasisidega hindavad. Ehk siis selline sümptomite muutus ja neid lugusid on tegelikult Viva safrani kasutajatel poolt tegelikult väga-väga palju. Aga on ka üks selge eristus ehk safran ei ole melatoniin ega klassikaline nootroopikum. Ta ei kiirenda uinumist samamoodi nagu melatoniin ja ei paranda mälu ega õppimisvõimet nagu nootroopikud lubavad. Safrani tugevus on tegelikult midagi muud, just meeleolu tasakaalustamine ja parem taastumine. Tunne, et hommik on kuidagi kergem, puhanum ja päev parema fookusega. Ehk siis kui vaadata seda, mida uuringud näitavad, siis just siin eristub see, mis päriselt töötab sellest, mis kõlab võib-olla lihtsalt nagu toreda efektina, eks ju. Näiteks ühes uuringus osales 128 täiskasvanud, kellel oli siis kerge madal meeleolu. Nad ei olnud diagnoositud depressiooniga, vaid need osalejad siis said 4 nädalat järjest, sisuliselt kuu aega, kas siis 28 milligrammi seda afronit, 22 milligrammi või siis platseebot. Tulemus oli tegelikult huvitav ja selge, ehk siis need, kes said 28 milligrammi safranit, neil siis seal nii-öelda meeleolu häirete osas skooris tegelikult oli oluline paranemine ja statistiliselt oli see efekt siis selline suur. 22 milligrammi võtnud need, kes võtsid safranit, neil tegelikult efekti ei tulnud, ehk siis toimeainet oli tulemuse muutuse saamiseks liiga vähe.
See on väga tähtis detail, mitte lihtsalt mingisugune number. Ehk siis safraniga ja selliste looduslike toodetega, toimeainetega ei kehti selline loogika, oi ma võtan natukene ja siis see natuke teeb natuke paremaks ka. On tegelikult väga konkreetne piir, millest allpool efekti lihtsalt ei tule. Ehk une puhul on tehtud sarnaseid uuringuid, aga jällegi oma nüanssidega. Et need, kes võtsid 28 milligrammi järjest, need nägid une kvaliteedi paranemist, hommikust enesetunde paranemist võrreldes placeboga, aga 14 milligrammi siis oli samamoodi efekt näha juba. See näitab, et tegelikult uneuuringud näitavad seda, et ka madalam annus võib anda toimiva efekti. Meeleolu jaoks on vaja siis vähe kõrgemat annust. Et eraldi toodi välja uneuuringute juures ka seda tegelikult, et need, kes said safranit enne magamaminekut, neil loomulikult tõusis öine melatoniini tase. Aga kortisooli ehk stressihormooni tase ei muutunud kuhugi ei halvemaks ega paremaks, oli stabiilne. Ehk siis kehas, mis toimus, oli see, et stressireaktsiooni ei lülitatud sunniviisiliselt välja, vaid see liigus pigem sellise loomuliku rahunemise suunas. Hoopis teistsugune protsess, kui on kehas tavalistel sellistel unerohtel on ju. Et 2022 tehti veel uneuuringut, see siis koondas kokku siis 8 erinevat sellist uuringut safrani une teemal ja tulemuseks saadi jällegi sama asi, et unekvaliteet oli paranenud, unetus vähenes ja taastav une hinnang oli parem, eks ju. Ehk siis mida see tähendab praktikas seda, et viivase safrani kasutamine une heaks tähendab seda, et sa jääd paremini magama, sa ärkad öö jooksul vähem ja tunned end hommikul paremini puhanuna, eks ju. Ehk siis sellised meeleoluteemade kontrollide koha pealt leiti tegelikult, et safran oli sarnaste tulemustega antidepressantidega depressiooni ja ärevuse sümptomite vähendamisel, aga kõrvaltoimeid oli vähem. Ehk siis see on selline julgustav signaal, aga see ei tähenda seda, et safran oleks kõigile alati sama tugev nagu sobilik nagu retseptiravim, ei, aga tuleks jälgida seda toimeaine kogust. Et siis 28 milligrammi on annus, mis meeleolu puhul selgelt näitab tulemust. 14–28 milligrammi parandab und juba mõne nädala jooksul, uuringud näitavad seda niiviisi, et see melatoniini hea une toetaja tase tõuseb ja sama stressihormoon jääb samaks, eks ju, et toimub selline loomulik rahunemine. Et juba need 3 sellist erinevat aspekti võiksid sulle ka anda julgust juurde, viivad proovida, kui oled une ja meeleolu stressiteemadega hädas. Viiva ise on sellised imepisikesed tabletikesed, neid on väga lihtne võtta, 1–6 tükki päevas ja neid tegelikult võib anda ka noorukitele, võib anda ka lastele, et täna siis soovitus on alates 4. eluaastast on lubatud seda kasutada. Et uuringud toetavad safrani kasutamist kõige paremini kerge kuni sellise mõõduka madala meeleolu, stressiga seotud pinge ja halvenenud unekvaliteedi puhul. Ehk siis olukordades, kus sa ei ole otseselt kriitilises seisundis, eks ju. See viiva sisaldab afroni ekstrakti täpselt sellises koguses, mis uuringutes on kasutatud, 28 milligrammi 2 tabletiga päevas. See ei ole tegelikult juhuslik number, vaid otsene kattuvus kõige tugevamate nende leidudega, millest räägite, et kust tuleb see toimeaine efekti piir. Lisaks on siin sees magneesium, C-vitamiin, jood ja B-vitamiinide kompleks. Need on sellised kasulikud toetavad nagu abiained, mis siis toetavad tegelikult närvisüsteemi ja energiavahetust kehas, eks ju. Et nende roll on taustatugi. Ehk kui su uni on muutunud kehvaks, stress on pigem üle pea, siis ei ole tegu sellise ühe katkise osaga su elus, vaid tegemist on sellise 3 valdkonna koosmõjuga, mis vajavad tuge samal ajal, mitte ükshaaval. Ja kui sina tahad proovida safrani ekstrakti, mis sisaldab kontrollitult seda kasulikku mõju omavat afroni ekstrakti, siis sa leiad Viiva siis selle Viiva Plus tellimuse lingi siit video alt. Ja kui otsustad proovida, siis stardikomplektiga saad sa praegu kaasa ka toreda 30-päevase 1-kuulise väljakutse une, meeleolu ja stressi toetavate praktikatega.